Tere tulemast Eimi Kütsuune taratuppa. Kuna täna on Siriuse portaali tipphetk 7.07, siis vaatame, mida kaardid selle grupi vaatajatele kollektiivselt öelda tahavad ja kasutan siis eile minuni jõudnud numbrite keele inglite numbrite kaardipakki ja seni kuni seda segan, siis kutsun teid liituma Facebooki grupiga Eimi Kütsuune taratuba, kus siis ka iga päeva hommikul mõne kaardipostituse teen ja tõlgenduse ja päevasoovituse. Aga seal võite ka täitsa julgelt küsimusi esitada, et olen nõus aeg-ajalt isegi mõne sellise küsimuse peale kaardi tõmbama ja lühivastuse kirjutama, et seal ma pikalt ei vasta. Et kui sa soovid privaatset pikka isiklikku ladumist, siis lisan video alla oma kontaktandmed. Saab tellida täitsa, tasakaalupanus on 22 eurot. Ja juulikuus siis boonusena on võimalik valida 4 erineva numeroloogilise analüüsi vahel ka, mis boonusena siis kirjalikult PDF-ina juurde tuleb. Nii, ja täna hommikul sai siis numbrite keele kanali Merikesega ka üks video salvestatud ning ta andis lubaduse, et ta tuleb ka minu kanalile vestlussaatesse. Aga me seedime natuke seda mõtet, et leida huvitav fookus, mis minu kanaliga kõnetub. Nii, aga tänase päeva ingli number on 1122 ehk suur muutus, isiklik kasv, vaimne areng, eesmärkide manifesteerimine, ühtsus, ühendus ja täitumine. Kõigepealt keskendu positiivsetele muutustele, mis on sündinud sinu pingutuste tulemusena. Seejärel avarda oma silmaringi ja luba endal proovida midagi uut. Sinu poole on teel palju häid muutusi. Maailm sinu ümber muutub viisil, mis toetab sinu kavatsusi. Ja see sõnum sobib väga hästi siis tänase Siriuse portaali päevaga. Nii, aga kuna ma siin juba olen ja täna selline väekas päev on, siis üle pika aja võtsin ka välja Nastja maagilised ennustuskaardid. Ja tõmbame kollektiivile siit ka ühe sõnumi. Nagu ma ütlesin, ma väga tihti neid kaarte ei kasuta, sest ma tunnen, et need on hästi väekad kaardid. Ja kaardipaki autor ise ka ei soovita väga tihti neid kasutada. Ja igati jällegi kattuv sõna uus algus. Selle kaardiga soovivad inglid teile öelda, et naeratage ometi, teie probleem on juba lahendatud. Ja see on nii ootamatu ja originaalne, et imestate isegi, kui hea huumorimeel on teie inglitel. Nautige seda kingitust, olge tänulik ning tundke rõõmu. Karjääri mõistes on täna soodne aeg teha üks tiigrihüpe. Päeva soovitus. Alustage päeva tsitruselistega, olgu sidruniviiluga tees või apelsiniga hommikusöögis. Ja päeva värv on kollane. Nii, mina oma sidruniga tee olen juba joonud, nii et olen selle soovituse juba täitnud. Aga ei saa teistmoodi, kui tarokaartidele ka võimalust ei anna. Ja vaatame siis, mida see portaal meie elus on tulnud muutma kollektiivile siis.
see on tulnud üles äratama. Mõõkade 4 seisundist välja tulema kutsub. Nagu sa näed, siin pildil on naine, kes on välja tulnud mõõkade 3 energiast, murtud südame energiast, aga veel endiselt on aeg maha võetud. Tänane portaalipäev ütleb, et aeg on ärgata. Aeg on ärgata ja edasi minna. Müstilisel kombel oli laua peal veel üks kaart, 1919. Ma lihtsalt ei märganud selle musta liniku peal, et numbrite keele pakist on üks kaart veel välja kukkunud. 1919 on tsüklid, karma, hoiatus, kohtumõistmine, mõju, jõud, tsüklid, muutused, taassünd. Karma annab endast peagi märku, lase lahti vajadusest kõike kontrollida, sest kõike ei saa sundida. Õpi oma õppetundidest, et need ei korduks tulevikus. Loo ruumi uutele kogemustele. Aga väga hästi sobib see kaart ka sellega, mis juba laual on olnud. Et kui ta tahtis välja tulla, siis ta tuli. Nii, ja mille poole me siis oleme liikumas? Tasakaal, võrdne panustamine, heaolu, töö ja rahaseisud lähevad balanssi, partnerlussuhted lähevad balanssi. Ehk siis selline sisemine rahu. Võrdne andmine, võrdne saamine. Väga kena. Nii, mida veel on meie ellu toomas see portaal? Karikate 5. Näe neid 2 täidetud karikat, mis on sul olemas. Ära keskendu nendele 3 tühjale karikale. Ma näen, et siin kaardi peal naine justkui meelega ühte karikat veel ajab ümber. Kaalu hoolega, kas võib olla, et see situatsioon klapib sinuga, kus sa oled mingist pakkumisest kiusu pärast loobunud ja tegelikult seda pärast natukene kahetsenud. Ups, tuli kohe. Ja soovitus on raskused selja taha jätta, edasi liikuda. Sauade 10 tähendab raske perioodi lõppu ja uut algust. Nii, ja kokkuvõttev kaart selle ladumise peale. Mis siis kollektiivile tahab Taro öelda, on sauade 7. Õpi seadma piire. Nagu sa näed, see naine on enda ümber loonud kaitsva mulli. Kõiki pakkumisi ei pea vastu võtma. Sina oled valija. Ära lase teistel enda elu määrata ja sea endale tervislikud piirid. Nii. Ja et oleks sõnum täiuslik, siis võtan ka Juura oraakli kaartidelt soovituse nii-öelda maisemates teemades, mida siis soovitavad Juura oraakli kaardid 707 portaalis Eemi Kitsune Tarotuba kanali vaatajatele. Ja tuli õnnepäike. Lahendus juba paistab. 3+8 on 11. Õnnelik meeldetuletus. Ka Siiriuse portaal on Siiriuse päikese ehk meie vaimse päikese
tipphetk. Tundub, et on tulemas üsna varsti taas soojad päiksepaistelised ilmad. Tahaks öelda nii sinu hinges kui ka õues. Nii, ja soovitusena siis võtan oma kaardipaki. Endiselt, kes soovib seda osta, tellida, kirjutage mulle. Kaardipaki hind on 11,11, saatekulu 3 eurot. Trükitud samas trükikojas, kus numbrite keele inglikaardid. Need on mõeldud pigem sellisteks endasse maandamiseks, endasse tulemiseks, aga ka kõrgemates hingesidemetes olijatele, et natuke sellist kaksikhinge kõngu on ka nendes, et nimetangi neid kaksikhinge kaartideks. Nii, ja tänase päeva sõnum selle kanali vaatajatele on järgmine. Mäleta, armastus ei kao, kui lased mõttel minna. Tõeline side ei vaja kinnipidamist. Ta on isegi vaikusena. Kõike head sulle. Kui meeldis, pane like, telli mu kanal ja ilusat päeva jätku sulle.